Tere taas Karini kohvijuttude lainele, Urmas ja Karin siin. Tere ka minu poolt kõigile. Jah, oleme taas maha istunud, täna on aprillikuu esimene päev. Siuke paras naljapäev, ei ole täna küll nalja väga saanud. Kuidas sul? Ei ole naljaks aeg olnud, jah. No, aga mõtlesin üldse mitte naljaga, aga et üks küsimus, mis kogu aeg kipub siin tulema esile, et mis asi see horaar on, et äkki me räägime sellest kahe sõnaga, et oleks aru saada. No, horaarastroloogia on üks astroloogia harudest, mis on hästi praktiline minu silmis, mis vastab kõikidele teie vajalikele küsimustele. Ehk siis, vajalikud küsimused. Leidsin uue kodu, tahaks osta, kas ma peaksin selle kodu ostma? Või et leidsin auto, mul on seda autot vaja, käisin, vaatasin, tundus teine täitsa kobe olevat, kas ma peaksin ta ostma? Ja mis siis veel? Igasugused koostööalased töötajate värbamised, tööle minemised, kas ma peaksin selle tööpakkumise vastu võtma, kas ma peaksin selle töötaja palkama, kas ma peaksin, ma ei tea, kas või selle arsti arvamust usaldama, kas arst pani mulle õige diagnoosi. Neid küsimusi on väga palju, mida saab siis horaari abil vastata. Ehk siis, kui teil tekib küsimus, siis tuleks tegelikult kohe helistada astroloogile. Ja sellele hetkele siis, kui astroloog kuuleb teie küsimust, saab aru, mida te küsida soovite, koostab sünnikaardi ja selles sünnikaardis on siis selle küsimusele vastused. Jah, see on üks kõige praktilisemaid astroloogia arusid minu arvates samuti, et ükski teine meetod ei anna tegelikult nii täpseid vastuseid kui horaar. Ja vastab alati siis, kui küsimus on aktuaalne, ehk siis oluline teie jaoks, et kui te mingisugust asja otsite, näiteks ütleme, et autovõtmed on hommikul kadunud, et siis ei ole vaja kohe astroloogile helistada, et tuleb ikka kõigepealt otsida ja siis, kui tõesti ei õnnestu leida, siis tuleb see küsimus esitada. Jaa, et muidu see horaarkaart lihtsalt ütlebki meile, et mine otsi ise. Jah, et sa ei ole piisavalt veel panustanud sinna. Et ikka siis, kui küsimus on juba aktuaalne, ehk siis kui teil on näiteks auto või kodu välja valitud ja te tõesti olete selle otsuse langetamise veerel seal, et kas nüüd teha see otsus või mitte, et siis on juba õige aeg ja nii ta tõesti on, et aitab mitte ainult siis otsuseid langetada, vaid ka näiteks asju leida, inimesigi leida või koduloomi, et ka selliseid asju tuleb ette. Et jaa, selliseid küsimusi on päris palju olnud, jah. Ja annab lausa suuna kätte, kust otsida, et selles mõttes jah, horaar on väga hea abivahend, et natuke saate infot siis ka kodulehelt meil astroloogiaabi.ee, seal siis horaariteenuse all ka sul väike tutvustav video selle kohta. Jaa, teine natukene vanavõitu juba on seal aastaid juba olnud, aga endiselt horaari reeglid on täpselt sellised, nagu nad seal on mul välja toodud, nii et keda huvitab, mismoodi see horaarastroloogia töötab, siis saab seda videot vaadata ja saab sealt siis vaadata. Just, ja oluline on ikka meeles pidada, et ärge siis kirjutage või küsige või tundke muret, et millal nüüd tuleb helistada, et helistada tuleb siis, kui küsimus on aktuaalne. Kui kätte ei saa, helistage uuesti. Et täpselt siis, kui astroloogi kätte saate, siis see küsimus ka tekib sinna. Just, et sellepärast pole mõtet muretseda, et ei võetud vastu ja mis nüüd saab. Et järelikult ei olnud veel vastus valmis. Just, aga tänase võib-olla jutu teema meil on siin just äsja olnud päikesevarjutus, et ma panen ta siin mängima ka, et siin maakaardi peal oli näha, et kuidas ta siis käis ja tekkis, et natuke ta siin Euroopat ka varjutas. Et selles mõttes on ta meile ka oluline, aga
ta on ka oluline selle poolest, et just geodeetilises astroloogias ta tuli siis meil täpselt Euroopa peale. Et ikka ja jälle puudutab meid siin, kui me nagu mundaani mõtleme, aga kui me mõtleme nagu oma isiklike elude peale, et võib-olla sellele siis keskendume ka täna, et igale sodiaagimärgile ka siis natukene tähelepanu pöörata. Aga siin on päris palju juba toimunud ja üks nendest asjadest, mis toimus ka kohe peale siis päikese varjutust, oli Neptuuni sisenemine jääramärki. Ja see toimus siis kohe päev peale varjutust. Et mis me nüüd sellest siin arvama peame, et me selles energias juba oleme. Ja, et see aasta toimub meil väga palju neid üleminekuid teise märki, nagu me teame. Et aasta kokkuvõttes sai pikalt palju räägitud ka sellest Neptuunist ka tegelikult. Aga enamasti või alati õigemini, kui sellised olulised planeedid muudavad oma märki, siis seal 29 kraadi, kui nad on, siis tavaliselt on ka väga oluline aeg, et me hakkame lõpetama mingisuguseid asju. Ja Neptuun oli meil 29 kraadi 2024 aasta juuli alguses. Et kui te sinna aega tagasi mõtlete, millega te siis tegelesite? Mida te lõpetasite, mida te alustasite, et seal võis olla näiteks ka suur teadmatus, segadus teie elus mingisuguses valdkonnas. Ja nüüd võite olla siis sama teema juures jälle tagasi, et segadus samas teemas ja tuleb siis võib-olla ka loobuda ja edasi liikuda. Kellel on siis selleks töö, kellel on selleks kodu, pere, elukoht. Et nüüd tuleb olla lihtsalt julge ja valida oma tee, nii nagu see jääraenergia ette näeb meil. Jääramärkida meil läks, olemata sellest, et hirmus on. Et tuleb mugavustsoonist lihtsalt välja minna ja minna õppida midagi uut näiteks, mis siis rajab teile teed tulevikuks, millega saab edasi minna siis lõplikult tegelikult alles 2026 aasta, sest et siis on meil selline lõplik varustus, millega edasi minna. Et aga mida see jäära Neptuun võib meile tuua, on see, et tekib selline vaimne ego. Me teame, et jääramärk on selline natukene egoistlik, kui ta valesti seda kasutab. Ja Neptuun on vaimsus, et paneme kaks kokku ja ongi vaimne ego. Et mina tean paremini kui teised. Selline lause võib siis tekkida. Või siis selline võistlus vaimsetes ringkondades ka näiteks. Et jäärale omaselt kiirus, kannatamatus, inimesed tahavad kohe tulemusi, ei taha süvitsi minna ja sellised võib-olla ka jõuline vaimsus. Et võib-olla tulevad uued mingisugused ärkamised, uued liikumised vaimsed või siis ka kriisid vaimsetes ringkondades. Et ja loomulikult siit alates, kui me mõtleme, et jäär on ka sõjaga seotud, sõjatööstusega seotud, siis võidakse panustada näiteks uutesse sõjaliste näiteks vahendite tootmisesse, mis on siis neptuunlikud, mis on salarelvad. Me teame, et Neptuun on meil saladustega seotud, seega salarelvad, ma ei tea, pealtkuulamise mingisugused seadmed, vibratsiooniga seotud seadmed, mis on ka Neptuuni teema. Neptuun on meil heli, sellepärast on vibratsioon. Ehk siis selline spionaažiga seotud vahendid, jälgimisseadmed. Võib-olla hakatakse neid rohkem siis kasutama või tootma või looma. Ja seda eriti siis alates 18. aprill, siis kui meil Marss läheb lõvimärki. Võib-olla kui mõelda selle peale, et ehk sealt tulevad ka mõned sellised innovatiivsed ideed, et jäär on selline edasiviiv jõud ja Neptuun aitab siis neid ideid võib-olla kuidagi realiseerida seal või selles mõttes esile tuua. See võib meditsiiniga siis olla seotud, eks, et me oleme sellest ka rääkinud, et see võib tuua
meditsiini selles mõttes, et tuleb uus haigus, on ju, või siis me saame midagi teada mingite haiguste kohta või siis tulevad ka meditsiinis mingid uued seadmed, eks. meil seda jääraenergiat siin muidugi jagub päris palju, et mõtleme siin Merkuuri ja Veenuse viimastele transiitidele ka, et nemad juba siin korraks käisid, nad tagurdasid tagasi kaladesse, et aprillis jällegi siis uuesti liiguvad jäära. Ja 25 mai veel siis ka Saturn läheb meil jääramärki. Ja, et nii Neptuun kui Saturn jääras. See ütleb meile, et on aeg vanadest harjumustest, ma ei tea, sidemetest, mustritest, struktuuridest, harjumustest, harjumused juba sai, mis see Neptuun on meil, annab meile siis sõltuvuse, jaa, just, õige sõna, et mittevajalikud sõltuvused, et nendest kõikidest on hea aeg siis lahti saada, et tehke selline suur puhastus oma elus, loobuge siis nendest tegevustest, suhetest või kohustustest, mis teid enam ei toeta. Ja noh, parim, mida siin teha saab, on alustage eneseanalüüsiga. Mis on see, mida te tegelikult ei vaja ja sellest tulebki loobuda. Ja tuleb ka kokku hoida nii rahaliselt kui ka ajaliselt, kuhu ja kui palju energiat kulutate. See tuleks üle vaadata, kuidas ma saaksin olla efektiivsem, mis on need näiteks tervisega seotud tegevused või harjumused, millest me peame loobuma. Ja vaadake üle oma dieet ja päevakava. Ja Saturn-Neptuun on esimest korda konjunktsioonis, siis koos 25 aasta nüüd juulis. Ma olen sellest varasemalt ka kohvijuttes juba rääkinud, aga ja selle aasta kokkuvõttes ma arvan ka. Aasta ülevaates rääkisime täpsemalt, jah, et see päris täpne konjunktsioon ei ole, aga nad on üsna lähedases punktis. No ja seal on mõned minutid ainult vahet, et tegelikult võiks ikka lugeda seda juba konjunktsiooniks. No, oleme jah, siis tehniliselt konjunktsiooniks. Ja. Aga jah, see lõplik tuleb siis veebruaris järgmine aasta. Et jah. Just. Et see saab olema väga oluline aeg. Sealt saab midagi alguse, midagi uut. See võib olla ka riiklikul tasandil, suured muutused, mingisugused riigid nii-öelda lagunevad või ühinevad, on Neptuuni teema. Ja taaskord ikka siis võib siin alguse saada ka mingi viirus, nagu me oleme rääkinud, või mingi muu haiguspuhang või ongi küberviirus hoopis. Või siis oleme tagasi selle COVID-i teema juures ja mingil põhjusel tekib struktuur, realistlik arusaam sellest haigusest näiteks, selguvad mingid asjaolud näiteks, midagi sellist võiks oodata. Nii et märksõnaks on uued algused ja kohanemine. Ja siis tuleb meil Jupiter 29 kraadi kaksikutesse seal 6-9 juuni. Et jälle tuleb millestki loobuda, võib-olla kodu ja pere nimel siis teha muudatusi, sest et 9 juuni läheb meil Jupiter vähimärki. Et siis on aeg keskenduda kodule, perele, turvatundele ja emotsioonidele võib-olla. Ja siis 7. juuli Uraan läheb kaksikutesse. Üllatused, tehnoloogilised muutused, mõttemaailma muutus, uuendus. Et kindlasti räägime sellest veel millalgi pikemalt. Hea oleks kuulata muidugi ka meie Uraan sõnnimärgis ülevaadet, mis sai kunagi ammu tehtud siin aastaid tagasi, siis kui Uraan läks sõnnimärki. Mul oli plaan see teile uuesti postitada ka, et see oli päris silmi avav kuulamine, et see peaks olema, kui ma ei eksi, siis 2018 aasta aprilli ülevaates äkki. Ma võin natuke eksida, aga ilmselt seal kusagil sellest sai räägitud ja tasub minna tagasi ja kuulata, see on YouTube'i kanalil meil endiselt üleval. Et lihtsalt kuulata ja mõelda tagasi sellele ajale, mis siis tegelikult toimus ja kuidas Uraan siis meie elu mõjutas. Nii et siis me saame parema aru saama sellest, mida me võime oodata järgmistest aastatest ehk siis sellest märgivahetusest. Ehk siis Uraan 29 kraadi sõnnis on meil kuni 7. juuli, seal juuni lõpust. Sest et Uraan on väga aeglane meil, et siis tuleb meil jälle millestki loobuda. Võimalik, et väga ootamatult, väga kiiresti, uraanlikult.
ja siis tema läheb meil kaksikute märki 7. juuli kuni 7. november, kui ma õigesti mäletan, 2025. Et see on see aeg, kus me näeme, mida see uus eluetapp tuleb meil muutma meie eludes, mida ta muutma hakkab. Ja siis on ta uuesti seal 29 kraadi sõnnis tagasi aprillis 2026. Ja siis me läheme korraks veel tagasi selle vana asja juurde, selleks, et kohendada seda natukene veel paremaks ja siis ta läheb lõplikult kaksikutesse 26. aprill 2026. Jah, ja kauaks ta sinna jääb, umbes 7 aastat on see Just. transiit. Et noh, mida sellel ajal siis teha, et tuleks parandada võib-olla suhteid perekonnas, koduses keskkonnas, õppida midagi uut, eriti digi siis tehnoloogias, suhtlemise valdkonnas muidugi. Kaksikud ikkagi tuleb olla paindlik ja muutused võivad tulla hästi ootamatult. Ja on väga hea teha siin esimesi samme millegi täiesti uue suunas, olgu see siis töö õppimine või mingisugune muu projekt. No jah, sügisel hakkavad meil asjad jälle tagasi keerama siin natukene, et vist Saturn läheb uuesti veel korra kaladesse külastama ja Neptuungi liigub tagasi veel kalade märki korraks. Ja, et 1. september läheb Saturn tagasi kaladesse, Neptuun läheb oktoobris ja no see on jälle selline koht, kus me saame aru, mida me veel peame muutma, selleks, et me oleksime päris valmis seda vana nii-öelda maha jätma ja uuega alustama. Et seal saame me jälle hinnata, et mis siis toimus, mis toimis, mis ei toiminud, mis vajab rohkem tähelepanu, mis vajab ümbertegemist. Kõik sellised lahtised otsad tuleb ära lõpetada, ära lahendada, kõik pooleli olevad asjad. Ja kindlasti tuleks hoolitseda oma vaimse tervise eest. Et see on kõik selline pikk ja vaevaline protsess, nagu siit näha, aga vajalik. Meil kõigil tuleb üle vaadata kõik, mis on meie elus liigne. See on nagu see mägironimine. Saturn on ju kaljud. Jäär on sport. Et kuidas me saame tegelikult kalju otsa ronida? Kas arvad, et selleks on näiteks suur kohver, nii nagu sa lähed reisile lennukiga? Või? No ilmselgelt tuleb ikkagi mõelda selle peale, mis on nagu vajalik kaasa võtta ja mis on hädavajalik ennekõike, jah? Just. Et ega jah, ei lähe kohvri või lausa sellise järelpeetava käruga mäkke ronima. Et ikka tuleb jah läbi mõelda. Et parim ilmselt on mägironimisvarustus, mis on võimalikult kokkuhoidlik ja strateegiliselt läbi mõeldud. Et kui me praegu alates nüüd 30. märts ja sealt edasi mai lõpp hakkame vaatama, millest me saame loobuda ja kuidas me saame optimeerida, siis siin sügisel me oleme justkui saanud oma varustust natuke juba testida ja me oleme näinud neid kitsaskohti või siis veel võimalusi, kus saab midagi parandada, et me oleksime võimalikult tõhusad selleks, et siis 2026 sellele täiusliku pagasiga siis hakata edasi liikuma. Et mõned julgemad ilmselt on juba jõudnud oma varustusega ka kusagile mäe peale ja siin vaatavad veel oma varustuse üle ja liiguvad edasi sealt, kuhu on nad jõudnud, siis veelgi efektiivsemalt ja on neid, kes tahavad olla täiesti kindlad. Need siis teevad viimased viimistlemised selleks, et veebruaris siis liiguma hakata siin sügisel. Ja mõlemad versioonid on täiesti okei. Aga me peaksime juba nüüd panema oma plaani paika ja koguma vähemalt uusi teadmisi selleks, et siis varustust hankida ja olla valmis stardiks. Ja siis ongi meil 14. veebruar 2026 läheb meil Saturn jäädavalt jääramärki ja 20. veebruar Saturn, Neptuun, ühine siis täpne ühenduseks, täpne konjunktsioon
mis on siis uus 37-aastane tsükkel sealt alates. Täpselt nii kaua võtab siis aega, kuni Saturn uuesti jälle Neptuniga kokku saab. Et väga pikad tsüklid. No tasub alati järgi mõelda, et mis oli siis eelmine kord, mis oli 37 aastat tagasi. Nii meil isiklikus mõttes kui ma ei tea, riiklikul tasandil, maailmas üldse, mis siis toimuma hakkas. Ehk siis peame me kõik olema valmis uueks tsükliks. Need roosad prillid, mida meile see Veenus on mitte Veenus, Neptuun on kogu aeg andnud, need võetakse lõplikult eest ära ja realism, mis on Saturn, ongi käes. Ja siis tuleb hakata liikuma uue poole. Loodetavasti oleme kõik siis valinud õige varustuse ja suudame ilma suure vaevata mäge vallutada. Ja viimane ülevaatamise punkt ongi meil siis aprillis 2026, siis kui Uraan ka liigub tagasi aprilli lõpuks, on siis tema ka oma muutused ja korrektuurid ära teinud ja rohkem peatuseid sealt edasi ei tule. Siin sügisel meil on võimalus siis minna tagasi ja võib-olla vaadata üle oma plaanid ja veel kord siis läbi mõelda, jah? Või siis tulla tagasi, et parandada seda, mis on viimase tsükli ajal olnud teemaks. No, peame seda meeles, et Saturn muidugi liigub kiiremini, et circa 2,5 aastat ühe märgi läbimiseks, nii et see jäära transiit on siis järgnevaks paariks 2,5 aastaks siis ees seisev. Ma mõtlen tagasi, et Saturn kipub alati piirama neid teemasid, mis märki ta parasjagu läbib, et kui me mõtleme siin, kui ta veevalajas käis, siis tekkisid meil need kiibiprobleemid ja igasugune varustus puudus siis nii-öelda teatud valdkondades. Et nüüd, kus ta on siin kalades liikunud, siis mis meil siin on toimunud? No energia, ma ei tea, ravimid. Jah, siin on palju muutuseid olnud, et kindlasti ravimitööstusel kui sellisel ei ole nagu väga hästi läinud. Eriti just nendel vaktsiinitootjatel. Nemad on vägagi alla käinud selle tsükliga ja eks ta võib ka tekitada sellist vastupidist reaktsiooni vahest, et mitte ainult puudust selles valdkonnas võib ka olla üleküllust tegelikult. Et tänu sellele ei lähe nendel valdkondadel võib-olla hästi. Aga jääraga on see, et jäär valitseb meil ju igasuguseid raske tehnikaid ja metalle ja terroriistu ja relvi ja et hästi palju viitab sellele sõjatööstusele ikkagi. Jah. Ja kuna selline võidurelvastumine siin juba on nii-öelda plaanis ja käimas, et siis see võib tähendada ka seda, et lihtsalt ei ole piisavalt pakkumist või ei suudeta toota nii palju, kui tegelikult nõudlus on. Just. Aga jah, eks seal on nagu muid asju ka, et kõik, mis metalliga ja selliste asjadega seotud on. Et nii kui me mõtleme meditsiini peale või jäär on meil verega seotud. Jah, et sa mõtled siis nagu verepuudus või see. Jah, eks tuleb vaadata, mis teemad nagu välja hakkavad tulema, et siis kindlasti jah. Need on siis järgneva 2,5 aasta teemad, kui Saturn siin hakkab jäära märki esialgu sellel suvel siis korraks läbima. Noh, ja siis meil on see varjutus, mis meil just tuli 29. märts, jäära märki taaskord. Et võib-olla tagasi mõelda siin, millega te alustasite märtsis 2006, mitte 2026. Ikka veel on retro Merkuur ja sõnad lähevad sassi, nii nagu arvudki. Et millega te seal märts 2006 siis alustasite? Sellepärast, et siis oli meil ka samasugune varjutus sama koha peal ja samad teemad võisid siis olla päevakorral ja
samad asjad, mis said siis alguse või sarnased teemad võivad olla ka siis nüüd meie eludes. Et tuleks siis mõelda, mida te tegite selle teema osas õigesti ja mida mitte ja õppida sellest. Nüüd olete siis selle karmalise ringi lõpetanud ja alustate uut, mis annab siis uued võimalused teha paremini. Noh, kui nii vana veel ei ole, siis võib-olla ei saa tagasi vaadata, aga kellel on juba siis vanust piisavalt, siis saab tagasi mõelda, et mis siis toimus. Noh, endalgi päris huvitav alati vaadata neid tsükleid, et need sarnasused on kindlasti mängus, et ei pruugi alati täpselt sama olla, et ajalugu alati ei kordu täpselt, aga sarnasusi võib olla küll. No taaskord, jääramärgis, tulemärk, hästi dünaamilised, tugevad, kiire mõjuga varjutus, ehk siis energiat tuleb hästi ruttu, siis hajub hästi ruttu, et kõik selline energia, kiirus, temperament, kirg, jällegi sõjaline tegevus, tulega seotud valdkonnad, need võivad siis kõik kogeda sellist kas kasvu või katkestusi. Ja jäär toob alati kuumust, ergutust, tahab tegutseda, avastada, on agressiivne, jällegi viide sõjale, liidrid tõusevad, langevad. No samas võib olla ka mingeid suuri avastusi uurimustöös, teaduses, meditsiinis, et kas siis mingid uued liidrid või uued talendid tõusevad esile või ka kaovad. Ja no selline väga äkiline ja energiline varjutus. Et kindlasti olulised uued algused võivad sellega tekkida. Ja noh, nagu me teame, varjutus võib ka kuu enne juba toimida. Ja tavaliselt siis vähemalt pool aastat ta toimib, kuni aasta. Ja kui me räägime tervisest, siis jäär on seotud meil peapiirkonnaga, silmadega, vererõhuga, ajuga, et mõjutab siis eriti neid piirkondi. Seega, kui teil on juba vererõhk kõrge, siis tuleb sellega kindlasti tegeleda, olla ettevaatlikum. Noh, migreenid, glaukoomid, kui teil on juba probleeme, siis see võib süveneda. Siis rõhuhäired, kõik sellised ka neuroloogilised probleemid, bipolaarsus ja maania ja nii edasi, tujukõikumised, vihaga seotud probleemid, verejooksude oht on suurem ja hormonaalne tasakaalutus ka on siin suurem ja rasedad peavad olema eriti ettevaatlikud. Ei tohiks ennast füüsiliselt üle koormata ja peaksid võimalikult vähe olema siis kuumas kohas, ütleme siis nii, kuumust ei ole vaja. No, seda kuumust on meil jah väga-väga palju, et tahakski panna ikkagi südamele, et kallid inimesed, et kui me räägime sellest, et seda kuumust on niigi palju, siis ärge palun tehke endale lisateened sellega, et tarbite lisaks veel, ma ei tea, sibulat ja ingverit ja kõike muud, et mis annab veel omakorda kuuma juurde, et selle jaoks me seda infot siin ju jagame, et saaksite aru, et praegu on juba küll, et võib-olla natuke tuleks teise pilguga vaadata asju, et seda enam, et need kehapiirkonnad, mis just üles loetlesid, et seal on inimestel väga palju probleeme. Et aga tuleks ka siis võib-olla planeerida oma võib-olla arstivisiite ja veelgi enam olulisi protseduure siis natuke paremini, et siin on retromerkuur, retroveenus käimas, eks ole, et on nii ühelt kui teiselt poolt ikka kuulda, et inimestel ei lähe need protseduurid hästi, et võiks planeerida nii palju kui võimalik on, muidugi kui on kiireloomuline, siis ei saa, aga siiski, et astroloogia suudab meid väga palju aidata selleks, et asju paremini korraldada.
Jaa, et tuleks siis vältida nii palju kui saab neid pea ja silmadega seotud meditsiinilisi protseduure, eriti praegu, kus meil on retrod ja igasugused füüsilised riskid ka ei sobi, sest et vigastuste oht on suurem ja selline võib-olla ka eredat valgust, ehk siis silmad on näiteks tundlikumad, kandke kindlasti päikseprille nüüd, kus meil on juba kevad ilusasti käes, päike juba paistab ja sellised kuumad saunad ja ülekuumenemine, ehk siis päikse käes liialt olemine ja ka füüsiline ületöötamine ei sobi siia. Et abiks on alati jooge piisavalt vett, võtke rahulikum tempo, maandage oma stressi, hoolitsege oma hormonaalse tasakaalu eest, eriti siis nagu öeldud, rasedad naised peaksid hoiduma pingutusest ja igasugused sellised psüühikaga seotud seisundid, neid sümptomeid tuleks siis rohkem jälgida ja loomulikult vajadusel tuleb siis konsulteerida oma arstiga. Ja jäära varjutus ei ole ainult jääredele kõige olulisem, et kõige tugevamalt loomulikult mõjutab ta jääramärke, aga ka kindlasti kaalusid, seal siis võib-olla partnerlussuhete kaudu vähkisid ja koljukitsesid. Et seal võib olla siis kodu, tööteemad, emotsionaalsed teemad, struktureeritud muutused, et võib tuua siis, ma ei tea, karjääri ja pere mingisuguseid pingeid ja on võib-olla vaja siis rohkem struktuuri või turvatunde ümber nii-öelda hindamist. Ja jäära varjutusega meil kõik tahame midagi uut alustada ja eriti kui see puudutab siis teie päikest näiteks, et kui teil ongi päike, kuu, ascendent või ka marss jääramärgis, siis või siis kaaludes või vähis või ka kaljukitses, siis kindlasti on see varjutus teie jaoks isiklikult väga-väga oluline ja tuntav. Et ja selle varjutuse mõju võime eriti tunda siis 24-25 aprilli paiku, et seal võib tulla meile mingisugune info, uudis, mis on oluline, mis on seotud siis selle varjutuse olemusega. Taaskord on võib-olla see mõni liider, kellest me kuuleme, mingi kokkuleppe, sõjalised uudised ja nii edasi. Meie enda eludes samamoodi võime saada siin infovaldkonnast, mida see varjutus siis meie jaoks tähendab. Ja siis 9-15 mai samuti oluline aeg meile kõigile. Siin ka ootaks tegevusi, mis on seotud varjutusega, aga pigem midagi siis sellist edasiviivat, positiivsemat, kas siis kokkuleppe või ka mingisugune abi. Ja siis 25 juuni võime taas oodata sündmuseid seotud siis selle varjutusega. Jah, päris palju juba on tegelikult toimunud selle varjutuse raames, et kes on siin meediat jälginud, siis võib-olla üks kõige olulisem, mis silma jäi, oli siis maavärin seal Aasias ja varjutused tihtipeale toovad esile just maavärinad või muud sellised looduskatastroofid, et kahjuks jah, seal oli see üsna suurte inimohvritega samuti. Et see on selline tüüpiline, aga on muid selliseid nähtuseid ka, et siin näiteks Elon Musk, kes on ka olnud ju pikalt siin juba meedia tähelepanu all ja et sealgi tuli nüüd just varjutuse päeval uudis, et tema tehisintellekti ettevõte XAI siis ostis lõpuks selle endise Twitteri ära, nii et ka seal on muutuseid. Ehk siis hästi palju integreerimist jällegi, et Twitter või siis praegune X nii-öelda hakkab olema väga tugevalt seotud ka AI-ga või vastupidi, emba-kumba. Aga igal juhul selline samm ka sealt tuli. Ja Prantsusmaalt tuli ka siin poliitilisi uudiseid, et Le Pen sai siin kandideerimiskeelu 5 aastaks lausa kohtu poolt. Ehk siis see lööb jällegi Prantsuse poliitika üsna palju segamini, et eks siis paistab, kuidas seal asjad arenevad, et
No vot, see on see liidrid. Jah, just, et noh, ühesõnaga neid ilminguid on päris palju, et eks kui te vaatate enda ümber või natukenegi meediasse piilute, siis just nendel aegadel need asjad välja tulevad, aga nii nagu sa ütlesid, et seal on veel olulised kuupäevad ees, et seal need aktiveeruvad jälle, et ei pea alati olema täpselt varjutuse päeval või päeva ümber need sündmused, et kindlasti mõjutab pikemalt. Aga vaatame võib-olla siis nüüd iga sodiaagimärgi kohta ka neid mõjusid, et kellele siis kuhu majja see varjutus parasjagu tuli ja millised teemad ta esile tõstab, et mul on siin kaardi peal siis see must latakas, see on siis see nii-öelda varjutus, eks ole, et jääradel ta tuli siis esimesse majja, et sellepärast siis jäärad on võib-olla kõige enam sellest mõjutatud, et vaatame siis ennekõike ascendendi järgi, eks ole, märgi järgi. Noh, hädapärast võib vaadata ka päiksemärgi järgi, aga siiski ascendent on olulisem. Siis ta mõjutab konkreetselt seda maja ka teie sünnikaardis. Jääradele loomulikult väga oluline, sellepärast et siis ta järelikult puudutab ka teie päikest, mis on ju väga oluline, isiklik ja loomulikult, kui teil on jääre ascendent, siis ka väga isiklik, sest et on esimene maja, mis on mina maja, minu keha, minu välimus, minu identiteet ja ka uued algused. Et võib-olla siis ongi suuremad muutused välimuses, elustiilis, võite muuta oma suhtumist üldse ellu, alustada uue eluetapiga, muuta võib-olla oma nime või siis tegelete terviseteemadega. Alustate uue treeninguga, toitumiskavaga, teraapiaga, et sobivad siia väga hästi igasugused liikumised, massaažid, joogad ja selline julge eneseväljendus, aga vältige siis liigset turmakust ja impulsiivseid otsuseid. Jah, eriti oluline siis, kui teil on näiteks ascendent 9 kraadi või seal lähedal. Aga sõnnidele siis, nagu näeme, tuli see 12. majja. Jällegi sõnni ascendendiga, siis 12 maja on meil alateadvus, vaimsus, isoleeritus, salajased vaenlased ja võib-olla ongi tunnete, et tahaks natukene niimoodi kuskile peitu pugeda, taanduda, rohkem omaette olla ja võib-olla tegelete psühholoogiaga, mentaalsusega, unenägudega, üldse uneteemadega, et kui te olete väga halb magaja olnud, siis võib-olla nüüd leiate õige terapeudi, õige loodusliku ravimi, mis iganes see on, et tegelete selle uneprobleemiga, väga hea on seda teha. Ilmselt leiate õiged inimesed, õiged asjad, millega siis ennast aidata. Ja spirituaalsed ärkamised ka on Neptuuni teema. Et sobibki siia hästi meditatsioon, päevikupidamine, ongi unenägudega mingisugune töö, aga tuleks vältida siis põgenemist ja sõltuvustega tegelemist ja võib-olla ka liigset vältimist. No, vaatame, kuhu kaksikutel siis tuli, et 11. maja on siin esil. No, 11 maja on sõbrad, tulevikuvisioonid, grupid. Ehk siis sõprussuhetes võib olla muudatusi, leiate uue sotsiaalse ringkonna või on mingisuguste sõpradega mingid probleemid, liitute uue kogukonnaga, võib-olla loobute mõnest kogukonnast või siis alustate uut olulist projekti või tegelete näiteks oma ettevõttes saadud tuluga, küsite palka või saategi palka nüüd siin juurde. Need on ka 11. maja teemad. Ja kasulapsed on 11 maja muide. Ja mis siis veel? Rohkem vabadust. Ma arvan, et ka sobib siia hästi. 11 maja on seotud vabadusega.
ja tasub siis panna kirja oma unistusi ja visioone, töötada teistega koos, meeskonnaga koos, vältida üksi juhtimist, üksi olemist ja võib-olla vajata siis tasakaalu oma rollis grupi sees. Nii, ja vähkidele siis tuli see 10. majja ehk siis karjäär või avalik maine? Väga oluline, vähkide jaoks väga oluline, et 10. maja on astroloogias, kui me räägime siis transiitidest või mingisugustest sündmustest, siis 10. maja on alati väga-väga oluline, et kui 10. maja saab meil mingisuguse aspekti, nii nagu ta siin on, varjutus tuli 10. majja, siis see saab olema midagi väga olulist. See võib olla mis iganes, kodu, pere, suhted, tervis, töö, karjäär, et sinna, kes abiellub ja kes lahutab ja kes kolib ja need kõik on 10. maja teemad tegelikult, ehk siis väga-väga oluline vähkide jaoks vähi ascendendiga siis. Et võibki olla staatuse muutus, ehk siis staatuse muutus on siis ka, kui me abiellume näiteks. Või siis avalik imidž muutub, karjäär muutub, ülemus muutub, ongi vahetate elukohta, tuleb uus ülemus, kas siis karjäärialaselt mingi läbimurre või siis ka kriis. Saate aru, et või ma olen täitsa vales kohas, tuleb uus koht leida ja võib-olla oletegi esile tõstetud ja väga suure tähelepanu all. Et kes siin tahab meedias esineda ja tal on vähi ascendent, siis nüüd võivad tulla ka väga head pakkumised, mida tuleks ära kasutada. Ja tuleb võtta vastutust, selgitada ennast väga selgelt, vältida igasugust võimuvõitlust ja autoriteetidega siis kaklemist või vastuseisu. Ja tuleb tegeleda rutiiniga, distsipliiniga, maisete asjadega. See on ju Kaljukitse maja. Jah, no struktuuri tuleb järgida või luua siis vähemasti. Jah. Okei, aga kuidas lõvidega lood siis on, et lõvidel tuleb ta 9. et mis see meil siis esile toob? No 9. maja on ka palju asju, aga enamasti siis kõrgharidus, reisimine, uskumused, üldse usk, et kõik, kellel on lõvi ascendent ja te olete ammu mõelnud, et no võiks hakata kuskil kirikus käima või mingisuguse sellise usuteemaga tegelema, siis nüüd ma arvan, et te leiate need võimalused või tekib vajadus. Siis, kes on ammu tahtnud reisil käia, kuidagi muud moodi siin rahvusvahelist äri näiteks ajada, siis nüüd võivad ka väga head pakkumised tulla või võimalused või vajadus. No, kõrgkool, et jällegi, nüüd on meil jälle varsti ülikooli astumise aeg. Kõigil, kellel on lõvi ascendent, tasub seda siis proovida, kui te olete arvanud, et te võiksite minna ülikooli. Et nüüd võib see õnnestuda. Ja mis siis veel? Vaimne ärkamine. Ja need, kes käivad praegu ülikoolis, no, nendele tähendab see 9. maja võib-olla lõputööd. Et õpingutega seotud mingisugune läbimurre. Et kas ma lõpetan, kas ma alustan, need on kõik ju läbimurded. Ja võib-olla ka kolimine näiteks välismaale sobib siia, et tasub siin siis lugeda näiteks selliseid inspireerivaid raamatuid, osaleda loengutel, laiendada oma silmaringi ja tuleb kindlasti vältida sellist teiste uskumuste võib-olla halvustamist, see ei sobi siia. Jah, see uskumuste teema võib-olla, me ei räägi siin ainult religioonist, me räägime üldse mingisugustest tõekspidamistest, eks ole, et võib ka tulla aegu, kus sellise seisuga teie maailmavaade näiteks muutub üsna kardinaalselt või arusaam teatud asjadest võtab hoopis teise kuju läbi erinevate sündmuste.
et selles mõttes jah, see 9. maja on hästi lai. Aga neitsid, kuidas neitsidega siis lood on, et vaatame, kus teil tuleb 8. majja, et see on ka selline huvitav, hästi sügav maja, aga transformatiivne lausa. Jaa, väga palju suuri muudatusi, lõpud, algused, nagu meil seda siin energiat vähe oleks, siis neitsi ascendendi jaoks nendele inimestele tuleb ikkagi täiesti selline kannapööre, midagi lõpeb täiesti ära ja uus saab alguse, mida on teil siis ilmselgelt vaja. Ja 8. maja on seotud ka teiste inimeste varadega, partneri rahadega, võib-olla teie partner saab suurema summa, hakkab rohkem teenima, kui siiamaani ei olnud tööd, siis nüüd saab töö, et meie kaart ei räägi ainult meist endist, räägib ka meie lähedastest ja igasugused psühholoogilised teemad ka sobivad siia, et võib-olla hakkategi huvi tundma psühholoogia vastu, õppima seda või lähete lihtsalt psühholoogi juurde, need kõik sobivad siia, üldse igasugused teraapiad sobivad siia väga hästi. Pärandused, on neid, kes saavad päranduse, on neid, kes on täiesti kriisis, 8. maja on operatsioonid, mingisugused sellised ütleme siis raskemad haigused ja nendega tegelemine, võib-olla just on läbimurre, kui te olete siiamaani olnud haige ja ei ole leidnud seda lahendust, siis siit võib tulla hoopis lahendus. Rahalised kokkulepped sobivad siia. Mis siis veel? No kindlustused asjad, et Jaa, nendega tuleb ka ja võib-olla tegeleda, et vahest tuleb isegi mitme erineva sellise sama maja valdkonnaga tegeleda, aga suurem tõenäosus on, et vähemasti üks selline tuleb teil päevakorda selle varjutusega. Igal juhul oodake siis selliseid suuri ja sügavaid muudatusi. Kas siis seesmiselt või ka väliselt? No nii. No kaalud on meil nagunii selline üks partnerluse märk ja teile tuleb see ka partnerluse majja. Nii et kuidas kaaludel asi paistab? No kaalud saavad väga palju partneritega tegeleda, seal on suured muutused, kas siis uued lepingud, uued äripartnerid, isiklikud partnerid, jällegi abielu sobib siia, aga ka lahutus on teemaks paljudel teist. Ehk siis kõik partnerlussuhted. Ehk siis mina ja teised inimesed võivad olla ka meie kliendid, näiteks klientide muutus, kui te tegelete klientidega. Et igasugused suhted võivad alata ja võivad lõppeda, võivad muutuda, võite kohtuda kellegagi, et siin on hästi palju sellist partnerluse muutust. Ehk siis tegelikult tuleks olla avatud kompromissidele ja samas ei tohiks ignoreerida ka oma vajadusi. No nagu ikka kaalud, et tuleb leida see balanss siis mina ja teiste vahel või. Aga vaatame siit edasi siis skorpionid, et teie puhul tuleb see siis 6. majja, mis on meil teadupärast töö, tervise ja ka näiteks igapäevaharjumuste maja. No seal on kõik sellised rutiinid. Töö selles mõttes, et võib ollagi uus töökoht, uus tööülesanne, uus kontor, uued mingisugused töövahendid, mis iganes see on see arvuti, on see programm, on see, ma ei tea, uus, mis see siis on, leping, kuidas sa seda tööd teed, eks. Mingid uued uued kokkulepped, et uued töönõuded. Et eeskirjad lausa. Just. Ja loomulikult eluviiside muutus võib olla vajalik, tervisemured võivad esile tulla, töökaaslaste teemad, töökaaslaste muutus võib siin olla ja koduloomad on 6. majas.
et on neid, kes võtavad omale uue kodulooma ja on teisi, kes peavad siis rohkem tegelema oma koduloomaga. Et sobivad siia hästi uued rutiinid, võiks neid paika panna. Hästi sobib kehale restarti teha, detoxid näiteks, toidulisandeid uurida, mida teil vaja on. Jällegi une ja puhkuse korrigeerimine sobib siia hästi. Nii. Hamburite puhul tõotab siis esile tuua laste ja võib-olla ka romantika teemas näiteks. Noh, 5. maja, tõepoolest looming ka, hobid, puhkus, esinemised, ehk siis võib-olla uus romantiline suhe, mis algab või ka lõpeb. Lapsed, ehk siis lapse saamine võib siin olla teemaks või kuidagi moodi peate rohkem lastega tegelema, võib-olla tööalaselt, näiteks lähete sellisele töökohale, kus on lastega vaja tegeleda, see ka sobib. Alustate uue loomingulise projektiga, alustate uue hobiga või siis uus projekt saab hoo sisse. Ja noh, siin on hea midagi luua, kirjutada, laulda, tantsida, väljendada oma loomingut. Võib-olla, kuna 5. maja on hasartmängud, siis tuleks vältida liigseid riske, et kes tegelevad ka siis selle treidimisega, ehk siis spekuleerimine ja kauplemine ja need asjad ka käivad, jah, 5. majal. Jaa, just. Mitte, et see oleks vale. Võib-olla te hakkate just õppima seda teemat, aga seal on muudatus. Et mõelge, mis see muudatus on, et kui te juba sellega tegelete, et mis siis muutub. Ja noh, lotovõidud on ka 5. majas, et on neid, kes võidavadki lotoga, aga siis ikka mõistlikkuse piires, et ühest piletist täitsa piisab, et võita. No, kaljukitsed, millega teil tuleb tegeleda, on tõenäoliselt kodu, pere ja juured, et teil tuleb see 4. majja. Just, ja selline sisemine turvalisus ka ja emotsioonid. Et noh, on neid, kes kolivad, üldse sellised perega seotud sündmused, see võib olla ka vanematega seotud sündmus. Et kas siis kodus suhted lähevad pingeliseks, süvenevad või hoopis leiate lahenduse, et sobib hästi sellist luua kodus turvatunnet, tegeleda sisekujundusega, koduse energeetikaga, sellised peretervendused, et noh, ei ole mõtet neid koduprobleeme kusagile vaiba alla lükata harjaga. Need tuleb sealt hoopis välja tuua ja ära lahendada. Et siis tähelepanu tuleb sinna suunata tõenäoliselt, kui ise ei tee, siis tuleb selleks vajadus. Liigume edasi veevalate juurde, teie puhul siis õed-vennad võib-olla rohkem liikumist, et 3. maja esil. Suhtlemist, õppimist, info jagamist, noh, lühireise, autode teemad üldse, et kellel tuleb auto välja vahetada või kellel siis on vaja rohkem lühireise teha, et kuidas kellelegi. Et kõik sellised kursustega seotud teemad, vaidlused, suhtlused või siis muudate oma suhtlemise stiili, õpite üldsegi, kuidas kirjutada, kuidas ennast väljendada, kuidas suhelda, need asjad sobivad siia väga hästi. Naabritega tegelemine samuti on 3. maja teema. Ehk siis tuleb olla teadlik oma kommunikatsioonist, kirjutamisest, infovoogude juhtimisest, tuleb vältida vaidluseid ja olge väga täpne selles, mida te kirjutate või ütlete. Ja viimasena siis kalad, et teie puhul siis 2. maja esil ja siia alla käib ju enamus meie materiaalsest varast, mis on nii-öelda liikuv, välja arvatud siis autod, jah. Et aga ka näiteks meie enda eneseväärtus, eks ole? Jaa, üldse rahandus, eneseväärtus, omand, kuidas me teenime,
mis on meie teenimise võime, et siin võib siis jällegi sissetulek muutuda. Raha võib lihtsalt liikuda ka sellepärast, et me midagi ostame või müüme. Ja loomulikult on neid, kes peavad hakkama tegelema oma eneseväärtusega. Et teise maja kui sõnnimaja kohta ma olen palju tegelikult rääkinud. Siin on väga oluline, et mitte omada midagi või teha midagi teiste pärast, see on kõige olulisem. Kui te seda suudate, kui teil on tugev sõnni nii-öelda element sünnikaardil, siis tuleb ka raha teie juurde. Ja nüüd praegu siin kaladel samamoodi. Et kui te midagi ostate, siis mõelge, miks te seda teete. Mitte see, et oi, kellelgi teisel on samasugune või et oi, kuidas ma muidu lähen tööle niisuguse, ma ei tea, riietusega või autoga või midagi sellist. Et see kõik on negatiivne, et tuleb ikkagi teha seda, mida te ise soovite. Kui teile meeldib miski, siis kandke, öelge, tehke, siis tuleb ka raha teie juurde sellistel aegadel. Või siis võimalus teenimiseks. Et võitegi müüa midagi väärtuslikku, võite teha suuremaid oste ja see kõik võib ka mõjutada siis teie enesekindlust. Et hea on raha planeerida, väärtuseid kaardistada ja võtta aega, et uuendada oma enesehinnangut ja suhteid rahaga ka. Just, et tuleb teada iseenda väärtust ja kui te seda teate, siis ei tohiks olla probleemi, siis teil väga ei tohiks ka huvitada, mida teised arvavad. Nii, ja ring saigi jälle täis, et selline siis võib-olla kiire ülevaade sellest päikesevarjutusest, olgugi, et ta juba tehniliselt on meil nagu möödas, aga nagu me teame, siis mõjud kestavad ikka päris pikalt. Ja, et kindlasti vähemalt pool aastat on see mõju ja mina kutsun kõiki üles taaskord meiega ühendust võtma ja suur-suur tänu neile, kes on kirjutanud meile oma kuuvarjutuse kogemustest meilile. Tehke ka päikesevarjutuse kogemusi või kirjutage siis meile, mis on teie kogemused olnud päikesevarjutusega seoses. Et nii saame ka meie täiendada oma teadmisi ja lisada oma märkmetesse neid kogemusi, mis teil on olnud. Ja siis saame ka juba edaspidi teile paremat infot edastada, et nii see astroloogia õppimine ju käibki. Ja sellest on suur abi, et veel kord tänud, me ei ole jõudnud veel kõigile vastata, aga kindlasti loeme, nii et veel kord suur tänu ja me räägime sellest varjutusest veel ka oma kogukonnagrupile siis YouTube'is veelgi laiemalt, et kui teil on huvi, tulge ja liituge meiega, et meil on ainult hea meel, et meie kogukond aina kasvab ja huvi selle teema vastu on suur ja läbi teie toetuse on meil võimalust seda ka aina rohkem ja rohkem teile pakkuda. Just, minu poolt ka suur tänu kõigile, kes on meie kommuunis ja loodetavasti kuuleme ja näeme siis seal peagi ka neid, kes veel seal ei ole. Just, olete kõik oodatud, aga tänaseks vast aitab, et ma arvan, et me kohtume õige pea taas, kas siis läbi kohvijuttude või mujal. Just, minu poolt kõikidele suur aitäh ja kohtumiseni järgmisel korral. Kõige head teile!